on väga hea meel teiega kohtuda. Pole kaua aega ühtegi videot teinud. Ja nüüd tahaksin teiega rääkida märkmikutest. Ma vist võin öelda küll, et ma fännan märkmikke või selles mõttes, et mulle meeldivad märkmikud. Ja alati, kui ma endale valin uueks aastaks märkmiku, siis ma tahan, et see märkmik oleks kuidagi eriline. No näiteks eelmine aasta oli mul selline märkmik nagu hetk iseendale. Sellest ma tegin ka ühe video, mis on minu kanalil vaadatav. Ja mulle selle märkmiku puhul väga meeldis see, et siin on palju ruumi ja ka see, et siin on sellised toredad joonistused ja pildid ja tsitaadid. Ja selle märkmikuga ma olin tõesti väga rahul. Aga kahjuks ei teinud see hetk iseendale sellel aastal märkmikku. Nii et kuigi ma küsisin ja lootsin, et ma saan samasuguse, ainult võib-olla teist värvi, siis see võimalik ei olnud. Ja siis ma otsisin midagi uut. Ja tegelikult on mul kasutuses 3 märkmikku sellel aastal. Et võib-olla see on lihtsalt selline, kuhu ma nagu kõike kirjutan, kui midagi hästi kiiresti vaja üles kirjutada. Siis siin on suhteliselt täielik kaos, siin on asjad läbi segi. Sellest kaosest ma püüan sellel aastal välja tulla. Aga lihtsalt, kui on vaja midagi kiiresti kirjutada üles, siis ma haaran selle märkmiku. Siis selle aasta selline põhimärkmik on selline. Ja siin on siis kirjas, et ma teen õigeid asju. Esiteks mulle meeldib see kaanevärv, mis on hästi tähtis märkmiku puhul, et see värv peab olema nagu selline, mis teeb minus hea tunde. Et see on selline hästi ilus sinine ja hea ja selline rahustav ja samas selline positiivne toon. Ja kuldses kirjas on siis siin, et ma teen õigeid asju. Ja see on ka selline juba hästi motiveeriv lause. Et võib-olla nii kui ma seda märkmikku vaatan, nagu nii ma mõtlen sellele, et nüüd kõik need asjad, mis ma teen päeva jooksul, et need tõesti oleksid need õiged asjad. Ja võib-olla see lause natukene paneb mind rohkem ka mõtlema prioriteetidele, et mis siis on olulisem teha ja mis nii oluline ei ole. Ja samuti mulle selle märkmiku puhul meeldib see, et siin on palju ruumi. Et mida ma viimastel aastatel hindangi märkmiku puhul. Ma saan siia kirjutada igasugu asju. Ja mina pigem kirjutangi siia igasugu erinevaid mõtteid, mis tulevad pähe. Näiteks mõni päev on midagi sellist, mida tahaks üles kirjutada. Kas midagi sellist toredat, mida laps on öelnud või lihtsalt mingisugune sündmus või mingi mõte, mis on nagu nii-öelda selle päeva mõte ja mis peas ketrab. Et mõnikord lihtsalt ma kirjutan siia selliseid mõtteid. Kuigi siin iga lehekülje peal, et see on nagu selline tänulikkuse fookusega märkmik, et siin on iga lehe peal, et täna olen tänulik ja täna teen ja täna olen tänulik, täna teen. Et just see, et iga päev me mõtleksime siis selle üle, et mis on need asjad, mida tänulik olla. Ja ma praegu just enne selle video tegemist avastasin, et siin ühe sellise üllatav asja, et siin mõnes nurgas on ka nagu sellised asjad kirjutatud. Näiteks nunnukas. Mäletad, kõik siin maailmas on tegelikult neutraalne. Suuna teadlikult oma tähelepanu. Et siis mõne lehe peal on siin ääres sellised positiivsed ütlemised. Vaatame, kas me siit mõne veel leiame. Kulla õnnehetked. Need pisikesed igapäevased õnnehetked. Kas märkad neid? Selline märkmik, mis tegelikult siis suunab sind märkama seda, mis on hästi. Ja siin vahepeal on tegelikult ka pikemad tekstid mõnes kohas. See on ka siis seotud tänulikkusega. Ja üks selline tekst, et kõik on oma olemuselt positiivselt neutraalne. Ja siin on kuu fookused, nagu näiteks veebruari fookus on jälgida oma mõtteid, hinnanguid ja silte ning valida teadlikult positiivne pool. Et siis sellised tekstid on ka iga kuu kohta. Ja võib-olla ainus asi, mis ma tahaks veel võib-olla selles märkmikus ongi see, et siin võiksid mõned pildid ka olla, et pildid annavad nii palju juurde märkmikule. Kui see on mul siis selline selle aasta suurem märkmik, siis ma ikkagi ostsin veel ka sellise naiste märkmiku, mis on ka kindlasti mu lemmik. Et mul oli see ka eelmisel aastal. Ja see on just selline väga hea märkmik, mis on hästi väike, mille saab ilusasti käekotti panna.
ja mis ei võta palju ruumi ja kuhu saab siis sellised vajalikud kuupäevad üles kirjutada. Ja see naiste märkmik on ka kindlasti mu absoluutne lemmik. Just sellepärast, et siin on sellised väga vahvad pildid sees ja siin on väga vahvad ütlemised, igasugused tsitaadid. Et siin on siis nii, et siin on pilt ja siis siin on tsitaat juures. Mõne loen teile siit ette ka. Näiteks selle. Veeda oma elu nendega, kes panevad sind õnnelikuna tundma, mitte nendega, kellele pead midagi tõestama. Nii on öelnud siis Kadri Luik. Elu on nagu klaverimäng. Valged klahvid on elu õnnelikud hetked ja mustad klahvid on kurvad hetked. Aga pea meeles, et ainult valged ja mustad klahvid koos moodustavad ilusa muusika. Ja kuidagi nende märkmike puhul ongi tähtis, et kui nagunii igapäevaelus on hästi palju selliseid keerulisi asju ja muresid, et siis sellised väiksed head ja positiivsed ja innustavad mõtted on tegelikult hästi palju abiks. Nii, et sellised ongi siis minu selle aasta märkmikud. Aitäh, et te vaatasite seda videot ja näeme järgmises videos. Kohtumiseni!